hommikust kõigile. Viimased tulijad, leidke veel omale istukohad, et me saaksime alustada selle, tahaks öelda, ilusa päikese talvepäevaga. Väga palju päikest ei ole, aga küll ta välja tuleb, oleme optimistid. Võrgustik võrgutab, järjekordne üritus on täna algamas. Mina olen meie tänase päeva juht Hans Lõugas. Mina olen ametilt tehnoloogia ajakirjanik, aga minu põhitöö, tunnen, ei olegi väga kaugel sellest, millest me siin täna räägime. Sellepärast, et see tehnoloogia puudutab kõike ja haridus puudutab jälle kõike, nii et me oleme kõik väga ühes paadis. Võrgustik võrgutab ürituste sari on selline, kus tuleb öelda tere teile, kes te olete siin täna saalis, ja ma pean lehvitama sinna poole, kus on kaamerad, sest et me ootame kõiki inimesi ka, et nad veebist meid vaataks, kes ei saa siia tulla, kes ei mahtunud siia, kes ei saa registreerida või mingil muul põhjusel. Teie seal veebi liidese taga olete meie ürituse sama tähtis osa. Vaadake, jätke meile kommentaare ja teeme sellest ühe põneva päeva. Enne kui me nüüd läheme selle päeva sisu juurde, millest me siin räägime, on vist õige hetk korraks seda võrgustik võrgutab üritust meenutada, sellepärast et varsti võiks öelda, et see on juba ajalooline seminarisari, sest et 10 aastat on ikkagi paras suur hulk aastaid. Vaatame selleks puhuks ära ühe video. Tere! Ma olen siin Tamm-esinejaks kujunenud, et tegelikult ma lootsin, et täna tuleb mu kolleeg Priit Tammets minu asemel, tema on meil rohkem emmutega tegelenud. Mina olen tegelikult praktik, mina ei ole teoreetik ja väga tore oli kuulata seda teooriat, mis siin kõik põhjapanevat räägiti ja viimase ettekande puhul ma püüdsin mitte väga süveneda, et mitte oma praktilist juttu päris ära pöörata. Terve selle aja, mis teie siin kuulasite ja vaatasite, mina tegelesin selliste lõbusate asjadega, ma mõtlesin, et te olete praeguseks nii väsinud juba. Nõrgemad on juba alla andnud, koju läinud. Teie olete siin ja te olete ära teeninud täiesti multifilmi. Selles mõttes, et ma tegin teile siis selliseid multifilmi laadseid asju. Ja kui ma alustasin väga innukalt ikka niimoodi PowerPointist, sest minu meelest seal ikka veel nagu pointi ka on, aga kui ma kuulsin kõiki neid ettekandeid ja mõtlesin, ei no PowerPoint ei kõlba, siis no mis haridustehnoloog on, kui ma siis ei suuda 5 minutiga ümber orienteeruda. Mõne jaoks on see informatsioon juba ammu teada, aga et eelmisel nädalal ikkagi kohtasin haridustehnoloogi, kes tegelikult haridustehnoloogide võrgustikust ei teadnud midagi. Appikene, mis asi see veel on? Kes see siis vastutab ja kas siis üldse enam midagi ei õpita? Oletame, et M-õpe läheb moodi teie koolis ja siis jääb ühest klassikomplektist vähe, et te tahate 3 ja 5 ja nii edasi, et siis te peate seda X-i korrutama veel mitu korda. Hästi paljud teevadki niimoodi, prindivad interneti välja ja mõtlevad, et on ägedad. Ma kohe ohkan kõigepealt, kui Marge ütles, et pädevuste töörühmast ülevaade. Kas te olete digitaalseid õppematerjale juba loonud? Noogutame kõik noogutame. Tavainimesed ongi rohkem rahul asjadega, sest et nemad on harjunud sellega, et arvuti ei tööta. Ma olen lõpetanud, mul väga konkreetselt teile jagada ei olnud, aga äkki äratas mingisuguseid mõtteid. No nii me juba nägime siin paari nägu sellise reklaamina, keda me ilmselt ka siin täna teie ees saame kuulda ja näha. Alustan paari organisatoorsest ülevaatest, mis me teeme siin. Meil on aega praegu terve päev selleks, et esimeses päevapooles natukene kuulda mõistetest, millest me räägime, mis maailmas toimub, miks see oluline on parimaid selliseid kaasuseid, edulugusid kuulda, et panna meie mõtted tööle ja panna anda ajule vaimutoitu. Meil on lõuna, siis on meil korralik paneeldiskussioon, nagu ühel õigel seminaril peab olema.
kus meil on hulk inimesi ette toodud, kus me saame kuulda, mida nemad omavahel arvavad ja vaidlevad ja räägivad ja muidugi meie kõik, mina, teie, oleme ka osa sellest paneeldiskussioonist, et siis võtta viimast ja päev ei lõpe sellega, vaid siis on veel mitu põnevat ettekannet. Nüüd meil on ikkagi nutikas üritus. Mul on üks nutiseade, isegi mitu tükki. Teil on kindlasti nutiseadmeid, kõik, kes meid vaatavad, ülekande on nutiseade ja siis te saate seda nutiseadet kasutada ka selleks, et ise olla nagu osaline selles, mis siin räägitakse, et mitte keegi teie eest ainult ei räägiks. Selleks tuleb teil üks slaid ka, kus te näete seda veebiaadressi sli.do, Slido, selline veebiaadress, mis annab võimaluse osaleda, panete ürituse koodi sisse, Z335 ja saate siis, seal saate küsimusi mulle, esinejatele, kui te ei taha ise neid esitada, mina võin ette lugeda väga vabalt, selleks ma siin olengi, saate vastata ka ühele küsitlusele. Aga läheme sisu juurde. Millest me täna oleme tulnud siia rääkima? Selle päeva märksõna on nutikas koolimaja. Näete, meie esimene küsitlus ongi juba siin üleval, slido.com, lööte selle koodi sisse Z335 ja saate sellise hommikul vara käe soojaks teha. Esimese väga lihtsa küsimusega, kas iga koolimaja peaks olema nutikoolimaja? Üldse enne, kui te olete midagi kuulnudki tänaval esinejatelt, kohe külmalt vastake oma sellise justkui une pealt. Aga ma arvan, et võib-olla küsimus, sellisele küsimusele vastus on palju pikemat mõtteainet nõudev pärast, eriti kui me tänast päeva oleme kuulnud. Tänase päeva teema nutikoolimaja mõnes mõttes selline ülimoodne, kaasaegne ja igati ajakohane küsimus aastal 2017 Eesti Vabariigis. Ja samas jällegi koolimaja midagi sellist väga isiklikku mulle tundub. Ma arvan, et igaüks meist, kui ta mõtleb oma koolimajale, ta mäletab seda koolimaja, kus ta käis. Mina käisin koolimajas, mis osalt oli väga suur ajalooline, eks Eesti selline arhitektuuripärl, pool koolimaja oli selline nõukogude arhitektuuri, võib-olla mitte kõige ilusam eeskuju näidis, aga hoolimata kõigest sellest, mul on alati väga soojad mälestused oma koolimajast. Miskipärast ma arvan, et meil igaühel on. Mõtleme tagasi oma kooliajale ja koolimajale, siis on kuidagi natuke ikka soe tunne tuleb sisse. Koolimaja on rohkem kui lihtsalt üks hoone, tegelikult on kooli perele, õpilased, õpetajad ja kõik teised, kes seal on, oluline koht. Natuke nagu kodu moodi. Kui kodud muutuvad nutikaks, tähendab, meil on olemas tehnoloogia, kuidas kodu on rohkem kui lihtsalt tükk betooni või puitu, vaid kuidagi tark, siis on loomulik, et koolimajad muutuvad selliseks. Aga milliseks täpselt, miks seda tegema peab, mis on need probleemid sellega ja kuhu me välja tahame jõuda, see ongi tänase päeva teema. Aga aitab minust siin ees, ma kutsun kõigepealt nüüd paari sõna siia ette ütlema HITSA juhatuse esimehe Heli Aru-Shabila, palun. Tere hommikust! Saal on rõõmsalt juba piduehtes ja me võtame kokku mööduvat aastat oma mõtetes ja mõtleme sellest, mis ootab ees. Mööduv aasta on olnud Eesti hariduse ja digikogukonna inimeste jaoks ju iseenesest huvitav aasta. 20 aastat tiigrihüppe algusest, 10 aastat on võrgustik võrgutab seminaride sari toimunud ja see on ju alanud kaunis väiksena ja läinud päris suureks. Ja tore on ju see, et peale teie siin saalis saab tänasest päevast osa ka päris palju inimesi üle veebi. Ja minagi, kes ei saa kogu päeva siin olla, jälgin teid ja neid arutelusid üle veebi. Nii et selline moodne aeg ja kena, et me saame osa mingist uuest teadmisest, ilma et me peaksime just füüsiliselt kohal istuma. 2017 on olnud HITSAle ka parajalt selline, ütleme siis restardi aeg ja tänaseks on mul hea meel öelda HITSA koostööpartneritele ja sõpradele, et me oleme enam-vähem paika saanud oma uue strateegia järgmiseks 3 aastaks ja meie nõukogu on andnud meile suures jaos, ma ütleksin, rohelise tule selleks, et HITSA organisatsioonina oleks tugevam, et me kaasaksime edaspidigi
eksperte ja praktikuid ja aitaksime omal moel tugevalt kaasa sellele, et aastaks 2020 oleks IKT-õpe kättesaadav kõigis Eesti haridusasutustes. See on väga ambitsioonikas ülesanne, aga me püüame leida lahendusi selle ülesande realiseerimiseks, kas siis informaatika õppekavade uuendamise näol või Progetiigri programmi kaudu. Me näeme oma koolitustegevusi uuenemas. Tahaksime rohkem minna sihtrühmapõhiseks, pakkuda koolitusvõimalusi rahvusvaheliste lektorite abil eestvedajatele ja samas minna rohkem koolipõhiseks oma koolitustegevustes. Ja võib-olla aidata kaasa rohkem ka neid, kes ei ole siiamaani väga aktiivsed olnud digi kasutamisel õppetöös. Aga kuivõrd see ikkagi on 21. sajandi absoluutne miinimumnõue, siis tuleb nende inimeste ja nende koolideni minna ja käest kinni võtta ja proovida leida neid võimalusi, mis on neile sobivad, et lapsed, õpilased, need digikompetentsid, mis meil on õppekavades kirjeldatud, omandaksid. HITSA uus strateegia näeb ette ka päris palju uusi tegevusi, mis puudutab seiretegevust, kus me tahaksime teha koostööd ülikoolidega, praktikutega. Tahaksime rohkem võib-olla teile demonstreerida, milliseid uusi vidinaid on tulemas turule või juba turule jõudnud, kuidas neid õppetöös kasutada. Et meie meeskond on tugev, see on natukene uuenemas veel, nii et kõik kaardid, kõik nupud malelaual ei ole päris veel kohale asetsenud, aga me oleme kindlasti avatud koostööks ja ka täna õhtul ma usun, et ka siin saalis on uue haridustehnoloogide liidu esindajaid, kellega me saame kokku, et arutada, kuidas moodi nüüd siis uue liiduga paremini koostööd teha. Nii et võib-olla see oleks vast lühidalt HITSA uutes suundades kõik. Tänane seminariprogramm on väga huvitav. Ma loodan, et teil tekib palju huvitavaid diskussioone. Ja kõige tähtsam on ju see, et see nutikoolimaja, et see ei ole ainult midagi abstraktset, mida kuskil mujal keegi teine on teinud. Ma näen, Väätsa kooli inimesed on siin, selle näiteid saate te kuulda, nii et seal on päris palju juba konkreetset ja praktilist, mis on meie oma Eesti koolides juba katsetatud. Ja võib-olla siis tänastest aruteludest tuleb selliseid uusi huvitavaid ideid, mida teha ka teistes koolides. Nii et edu teile täna ja ilusat ja rahulikku jõuluaja ootust ka. Kõike head!